1, let's push it! It works! So it's decided! Eesti, Läti ja Leedu täna teatatud ühishanke raames plaanib Eesti riigifirma Elron osta 5 uut rongi, millele võib hiljem lisanduda veel 2. Koos Läti ja Leeduga on plaanis panna kokku sõitma 20 ühesugust Rail Baltica kohalikku rongi. Millise tootjarongid tulevad, selgub hanke käigus, aga nõuded on juba paigas. Rongid sõidavad maksimumkiirusega 200 km tunnis, mis tähendab lühemaid sõiduaegu. Rongis on kindlasti mugavamad tingimused reisimiseks, nad on mõeldud kuni 4-tunnisteks reisideks. Ehk et nad ei ole mugandatud regionaalrongid, nagu võib-olla meil tänased Stadlerid on, vaid nad ongi mõeldud pikemateks reisideks. Rail Baltica pidi olema ju 240 kilomeetrit, kust tuleb 200? 200 kilomeetrit tunnis on nüüd need rongid, mida me täna hangime, mis on mõeldud siis opereerima Balti riikide siseselt. 240 kilomeetrit tunnis on kiirrongid, mis siis sõidavad juba Euroopas. 4 tunnis piisab, et jõuda Tallinnas Kaunasesse. Seda muidugi juhul, kui Läti oma raudtee valmis saab. Vahepeal käivad Läti poliitikud Eestis ja ütlevad otse välja. Võib-olla ei tulegi raudteed või tuleb alles 10 aasta pärast. Eesti minister on siiski lootusrikas. Eks me räägime päris sellisel tugeval toonil ja kui nüüd siin öeldakse, et lätlased on öelnud 2035, siis seda on öelnud nende opositsioonipoliitikud, keda on kutsunud siis Eesti opositsioonipoliitikud siia midagi ütlema. Ja nüüd praegune Läti valitsus on pilgu pööranud just sellele, et trassi teha edasi, nii et seal lihtsalt ei ole veel tulemusi nii näha ehituslikult, kui on Eestis, aga nad alustasid trassi rajamisega lihtsalt hiljem. Läti ajakirjanike sõnul pole sealne meeleolu, aga just kõige rõõmsam. The money is probably what people is worried the most, and are we even going to be able to finish? Because the borrowing is going to be very much, and obviously with the many needs, the defense needs, the Rail Baltica is just a huge problem right now in Latvia, I would say that. Rail Baltica ühisfirma esindaja nendib, et lätlastel on rahamure reaalne. Lätis on praegu hetkeseis põhirassi ehitamisega selline, et nemad keskenduvad siis Riiast lõuna poole minevasse lõiku eelkõige. Selle jaoks on vahendid olemas siis Euroopa Liidu poolt. Aga mis puudutab siis seda lõiku, mis läheb põhja poole Eestisse, selle jaoks veel vahendeid ei ole olemas Euroopa Liidu poolt ja arutelu käibki siis selle üle, et kuidas seda nii-öelda auku siis eelarveliselt katta ja milliste võimalustega, kas jääda siis ootama Euroopa Liidu vahendeid või kasutada laenu või siis näiteks PPP-d. Ja pinget lisab seegi, et sügisel on Lätis valimised. Uus valitsus võib kogu projekti hoopis kinni panna. There are some parties who say that we need to stop everything and just cut our losses, even though I don't know precisely how much, but near more than $1 billion has been already invested. So it divides and probably we'll see in autumn who wins. That could change a lot. Aga mis siis, kui raudtee ikkagi ei saa täies pikkuses Baltikumis valmis ja Eestis jääbki ainult liin Tallinnast lõunapiirini? Kas uued rongid on siis kasutud? Elron on pragmaatiline. Me alustame kindlasti täpselt nii palju, kui rööpaid on. Esialgu kindlasti Pärnu ja sealt edasi juba Läti poole. Pikemate näiteks Varssavisse suunduvate rongide kohta pole praegu veel otsuseid tehtud. Ja ilmselt polegi kiiret. Poola infrastruktuuri aseminister ütles eile, et Leedu-Poola ühendus ei valmi enne aastat 2040.